Tšau! Võib-olla te olete kuulnud sellisest asjast nagu aluseline toitumine või aluseline elu. Või lihtsalt seda, et sa pead sööma aluselist toitu, et su keha ei oleks liiga happeline. Üks populaarne sisulooja, kes seda elustiili propageerib, on Krislin Kuuskema. Vähemalt tema Instas toimub selline korralik turundus, kus ta jagab oma võlujoogi retsepti ja kutsub inimesi ostma aluselise elu stardipaketti, mis maksab kõigest 249 eurot. See on koos allahindlusega. Nüüd tõsiasi on see, et inimesed võivad tõepoolest ennast paremini tunda, kui nad alustavad selle toitumisega. Esiteks seetõttu, et kui inimene võtab vastu otsuse viia oma elus läbi mingisugune muudatus, siis kõrgeneb tema kontrollitunne oma elu üle. Ja see on ka põhjus, miks mõni indiviid hõiskab, kui kuradi hästi ta ennast tunneb, olgugi, et tal on alles dieedi 3. päev. Reaalsuses on see aga selline isetekkeline psühholoogiline efekt, kus inimene otsib suurendatud aktiivsusega positiivseid jooni ja annab neile oluliselt rohkem kaalu kui muidu, kus juures osad positiivsed jooned võib inimene ka vabalt hallutsineerida. Teiseks, aluseline toitumine propageerib seda, et inimene sööks rohkem puuvilju ja köögivilju ning vähem töödeldud toitu ja suhkrut. Ma peaks suhkruasendajates ka ühe video tegema. See ajaks inimesi närvi risk. See võib nüüd mõnel inimesel olla üllatus, sest ma ei tea, ta võib-olla arvab, et riik ju kogu aeg valetab ja et Big Pharma tahab kõike haigeks teha. Aga kui te lähete praegu Tervise Arengu Instituudi lehele, siis te saate sealt täpselt samasugused soovitused. Söö rohkem puuvilju, köögivilju ja tarbi vähem töödeldud toitu ja suhkrut. Ja kui inimene hakkab neid soovitusi ka kuulda võtma, hakkab ta tervislikumalt toituma ja selle tulemusena hakkab inimene ka ennast paremini tundma. Mis tähendab seda, et selle koha pealt on aluselisel toitumisel nagu justkui nagu head soovitused. Ja siis ongi see, et oot, aga kas see siis tähendab, et aluseline toitumine on üldse uhuu või mitte? Jaa. Inimesed, kes on pidanud kunagi tegema uurimistööd, teavad, et korrelatsioon ja põhjuslik seos on 2 täiesti erinevat asja. Kui sul valutab näiteks pea ja sa võtad ühel päeval paratsetamooli ja teisel päeval võtad ibumetiini, mõlemal päeval rohi aitab ka, siis sa ei saa sellest järeldada seda, et peavalu võtab ära see, et tablett on valge. Täpselt samamoodi ei saa sa öelda seda, et jäätise söömine põhjustab uppumissurmasid, kuigi suvel süüakse rohkem jäätist ja suvel on ka rohkem uppumissurmasid. Ja muuseas, kas te olete tähele pannud, et mida suurem on inimese jalanumber, seda parem on tema kirjaoskus? Need on korrelatsioonid ja täpselt samasugune korrelatsioon on ka see, et tervislikus toitumises esineb rohkem aluselist toitu. Tegelik põhjus, miks tervislik seisund läheb paremaks, on see, et toitumine on lihtsalt mitmekesisem ja toitaine rikas. See, kas see toit on aluseline, ei määra seal juures absoluutselt mitte midagi. See on klassikaline viis, kuidas mingi uhuundus teeb ennast tõsiselt võetavaks. Poogitakse mingi kuradi uuga-puuga mingisuguse päris asja külge ja siis väidetakse, et see uuga-puuga oli see, mis mõjus. Näiteks, su vereproovist selgub, et sul on veres madal rauasisaldus. Nüüd mina, olles suvaline aferistist türapeut, ütlen, et võta toidu lisandina rauda, aga kuula sinna kõrvale kindlasti heavy metal muusikat. Oma järgmisel vereproovil selgub, et su verepilt on korras. Ja siis ütlen mina, et näed, kuidas heavy metal aitab raual imenduda. Anna mulle 300 eurot, palun, see on minu konsultatsiooni hind. Päriselt, ma ei ole petis. Aluselise toitumise põhiprobleem seisneb selles arusaamas, et inimese kehal oleks justkui nagu mingisugune ühtne pH tase, mida saab toiduga kergesti mõjutada. Reaalsuses on tegelikult inimese keha eri osadel väga erinevad pH tasemed. Näiteks maos on pH tugevalt happeline, see on vajalik selleks, et lagundada toitu ja et hävitada bakterid, aga samal ajal toodab meie kõhunääre nõret, mis on aluseline. Ja kui räägitakse aluselisest kehast, siis peavad dieedi propageerijad tavaliselt silmas meie vereringet. Kuid inimese arteriaalse vere pH on vahemikus 7,35 kuni 7,45
ja kui see vere pH kaldub sellest kitsast vahemikust kas või minimaalselt kõrvale, on tegemist eluohtliku meditsiinilise hädaolukorraga, atsidoos, kui on liiga happeline, või alkaloos, kui on liiga aluseline. Ja need toovad endaga kaasa pearingluse, krambid ja lõpuks paned pildi ka veel tasku. Ja tõenäoliselt ka permanentselt. Toitumisega ei ole võimalik reguleerida oma vere pH taset. Uriini pH-d seevastu aga küll ja see on ka põhjus, miks uriini pH võib kõikuda 4,5 kuni 8,5 vahel. Näiteks kui sa sööd palju puu- ja köögivilju, siis sinu uriin on aluseline ja kui sa sööd hästi palju valgurikast toitu, siis on uriin happelisem. Aga see võib olla mõnele inimesele üllatus. Et kusi ja veri on kaks täiesti erinevat asja. Kui sa mõõdad oma kuse pH-d ja järeldad sellest, et tulemus viitab kuidagi tervele sinu keha pH-le, siis sa oled lihtsalt lootusetult rappa jooksnud. See on sama hea, kui mõõta kanalisatsioonivee kvaliteeti ja teha selle põhjal järeldus, et kogu joogivesi on solk. Või see on sama hea, kui vaadata korstnast, et tuleb suitsu ja siis mõtled, et vot, terve maja on suitsu täis. Või, ma ei tea, kliimaseadme torust tuleb kuuma õhku välja ja siis sa järeldad, et ahah, terve maja on seest sama kuum. Või see on sama hea, kui, ma ei tea, et inimene situb, siis järelikult kõik, mis ta sisse sööb, on sitt ja inimese sees on ka sitt. Organism tasakaalustab ennast ja ta viskab ülejäägi kusega välja. Ja aluseline toituja peaks tegelikult ju käsi kokku lööma, kui ta kusi on happeline, sest et see tähendab, et keha väljutab ju happeid. Te ju üritate hapetest ka vabaneda. Aga kuna nendel inimestel puuduvad teadmised, kuidas organism tegelikult töötab ja tegelikult puudub neil ka huvi, kuidas organism tegelikult töötab, siis see lõpptulemus ongi selline ebaloogiline fucking mudru. Aga ma tahan olla aus. Kõik aluselise elustiili propageerijad ei räägi alati sama juttu. Mainisin ennist siin Grizzling kuuskemaad. Veebilehel blisse.ee, kus saab osta tema 249 eurost aluselise elu stardipaketti, öeldakse samamoodi, et vere pH-d ei ole võimalik muuta. Küll aga räägitakse seal selle koormusest neerudele ja luudele, mis viitab siis sellisele asjale nagu acid-ash hüpotees. Ja see hüpotees oletab, et toidust tulenev happekoormus sunnib keha luid lahustama, et kaltsiumkarbonaadiga happeid puhverdada. See hüpotees on ümber lükatud, kus juures Blisse kodulehel olevad lingid, mis peaks viitama teadustöödele, ei tööta ja annavad veateate. Väga huvitav. Grizzlin on jaganud oma Instagramis ka võlujoogi retsepti, mis on suurepärane näide selles, kuidas tervislikud ja naturaalsed koostisosad kombineeritakse mingisuguseks absurdseks pseudoteaduslikuks kokteiliks. Esiteks, seal segatakse kokku sidrunimahl, õunaäädikas ja söögisooda. Ehk siis seal kohtuvad happed ja alus, mis tähendab neutraliseerimisreaktsiooni, mille tulemusena õunaäädika ja sidruni kõik need kasulikud happed, need lagundatakse ära ja söögisooda kaotab ka ära oma aluselisuse. Kui need asju tarbiks eraldi, siis neil oleks nagu funktsioon, aga kui sa segad nad omavahel kokku, siis on see lihtsalt raiskamine. Teiseks, kurkum. Grizzlin ütleb, et ingver ja kurkum sisaldavad võimsaid ühendeid. Lihtsalt ütlen vahele, kui keegi ütleb võimsad ühendid, aga ei viita täpselt, millega tegu on, siis see on suur punane lipp. Mida ta vist tegelikult mõtleb, on antioksudante, nagu näiteks kurkumiin, mis on kurkumis. Aga probleem on selles, et kurkumiin inimese organismis praktiliselt ei imendu. Ja siin on tegelikult naljakas osa see, et ta imenduks palju paremini, kui Grizzlin soovitaks lisada näiteks musta pipart. Sest et musta pipra sees on selline asi nagu piperiin ja piperiin soodustab kurkumiini imendumist. Et ühesõnaga, tee oma retsept korda, see on natuke ifi. Kolmandaks, kajenni pipar siis väidetavalt ergutab ainevahetust. See on tehniliselt nagu õige, aga see efekt on marginaalne. Et kui sa paned noa otsatäie kajenni pipart oma kokteili sisse, siis sellel ei ole mitte mingisugust märgatavat mõju. Ja neljandaks, Himaalaja sool ja selles olevad mineraalid. Lugupeetud, kallis, austatud Eesti rahvas. Jopenpuh. Himaalaja sool on mingi 98% ulatuses naatriumkloriid ehk tavaline lauasool. Roosa on ta sellepärast, et seal sees
leidub selline asi nagu raudoksiid ehk rahvakeeli rooste. Jah, seal on hästi palju erinevaid mineraale, aga need kogused on niivõrd mikroskoopilised, et neil puudub absoluutselt igasugune reaalne mõju inimese tervisele. Kui te tahate Himaalaja soolast näiteks saada arvestatavat kogust magneesiumi kätte, siis see tähendab seda, et te peaks sööma 100 grammide kaupa soola päevas, mis tähendab naatriumi mürgitust ja seda, et surete maha. Palun lõpetame ära selle Himaalaja soola ülistamise. See on lihtsalt sool, mis on roosat värvi. Kreesinil on tegelikult teine retsept ka, see on siis võluvee retsept ja see läks üsna viraalseks. Juhtus isegi see, et see sai reporditud üsna palju ja nüüd on seal peal siis silt, mis ütleb, et see on valeinfo, mis on õige, sest et see ongi valeinfo. Aga ta soovitab seal kokku panna näpuotsa täie soola ja söögisoodat ja lisada sidrunimahla. Ja siis ta lisab, et see vesi läheb otse rakutuuma sisse ja siis ta niisutab sind piisavalt. Kogu see jutt on täielik umbluu. Esiteks, see on sama viga, mis enne. Sidruninimahlas on C-vitamiin ehk askorbiin happe ja see on, nagu nimi ütleb, happe, mis tähendab, et kui sa segad seda söögisoodaga, siis keemilise reaktsiooni tulemusena see C-vitamiin laguneb seal ära. Vesi lisaks veel ei vaja rakkudesse sisenemiseks mingit sobivat pH-taset. Rakutuuma ümber on selline membraan, mille sees on vesikanalid ja nende kaudu käib vesi sisse ja välja, seal hulgas väikesed molekulid. Kui rakk on elus, siis käib sealt vesi sisse välja täiesti vabalt. Kui rakk on elus, siis ta on hüdreerunud. Sinu võluvesi ei lähe kuidagi paremini rakutuuma sisse, see on uhuunlus, see on nonsense, selle ei ole mitte mingisugust teaduslikku tõestust. Ja üldse see ei ole võluvesi, see on lihtsalt soolane vesi, mis on hägune, eks? Aga ma tuletan meelde, et Krishinilt saab osta siiski 249 € eest aluselise elu stardipaketi, sest et on ilmselge, et ta teab, millest ta räägib. Aluseline toitumine ei ole tegelikult mingi uus asi, et tegelikult see meie meediamaastikult käinud ka enne läbi. Näiteks aastal 2011 ilmus Eesti Naises artikkel pealkirjaga Aluselise vee joomine aitab vabaneda paljudest tervisehädadest. Artikli autor on Mari Squeen. Ja Squeen. Mari on praegu sellise ajakirja nagu Oma maitse veebijuht, et palju õnne, karjäär on olnud hea. Tema artiklis aastal 2011 on näiteks selline jutt, mis ütleb, et Jaapanis läbi viidud põhjalikest uuringutest on selgunud, et aluseline vesi on parandanud järgmiseid kroonilisi haiguseid, artriit, diabeet, kõrgvererõhu tõbi, tüsedus, kõrvetised, halb verevarustus, luu hõrenemine, psoriaas, seedehäired, migreen, stress, jalakrambid, krooniline väsimus. Ainult, et mida ei ole, on viide, mitte ühtegi viidet selles artiklis ei ole, lihtsalt esitatakse see väide. Ma ei tea, kas 15 aastat tagasi olid mingid ajakirjanduse standardid teised, et ei olnud vaja viiteid lisada või ma ei tea, mis värk see oli, mis uuringutest räägitakse, pole õrna aimugi, super, tipptasemel ajakirjandus, väga hea, Yes Queen. Küll aga seal mainitakse seda, et Eestist saab osta aluselist vett nimega Devin, mis tähendab, et see artikkel on tegelikult fucking sisuturundus. Tipptasemel ajakirjandus. Devin müüb tõepoolest aluselist vett siiamaani. Oma kodukal nad isegi ütlevad seda, et aluselise vee tarbimine võib aidata hoida keha pH tasakaalu optimaalsel tasemel. Liiga suurt happeliste ühendite kontsentratsiooni organismis võib seostuda, just nimelt seostuda on sinna kirjutatud, Jesus fucking Christ, võib seostada mitmete terviseprobleemidega. Nüüd see sõna võib teeb siin päris rasket tööd, aga tore on näha, et jutt on vähemalt juriidiliselt korrektne. Aga see ei ole veel kõik. Lisaks on veel kirjas, et märkad peagi, kuidas energiatase tõuseb, enesetunne paraneb ja isegi tavapärased haigestumised jäävad harvemaks. Vaat kurat, siin ma oleks nüüd ettevaatlik, et see soovitus või see nagu lubadus on nagu natukene süke küsitavam, eks ole. Küll aga mainin ära, see tekst on nende blogis, sest et kui sa müüd aluselist vett, siis sul peab blogi olema. Ja selles blogis on lisaks veel ka mõnede suunamudijate kogemused. Näiteks Ingrid Mänd, kelle tekst lõhnab täpselt niimoodi, nagu Devin oleks saatnud jutupunktid ja siis Ingrid pani kiiruga teksti kokku. Või Kristiina Pärtelpoeg, kes õnneks ei jahu mingis kuradi pH tasemest mitte midagi. Ja kindlasti ei saa jätta mainimata Äli Männat, kes vähemalt selle artikli avaldamise ajal oli Kohila Vineeri büroo juht.
kes kirjutab niimoodi. Ühel hetkel otsustasin vahetada välja ka meie kontoris koosolekutel ja üritustel pakutava vee. Valik langes loomulikult Devinile, sest kasutasin seda ise juba igapäevaselt. See ei olnud teadlik turundusotsus, vaid pigem loomulik jätk minu enda harjumusele. Sure. Lisaks on Devini lehel ka selline artikkel nagu aluseline toitumine toob kerge enesetunde, mis on tegelikult originaalis pärit veebisaidilt tervisliktoitumine.ee. Selle autor on praegu Austraalias elav Lee Aunapuu, kes komistab üle peakaela ühe väga levinud vale arusaama otsa. Nimelt ütleb ta, et üle 100 oleme olnud teadlikud, et toit mõjutab otseselt keha pH-d. Nobeli auhinna võitja doktor Otto Heinrich Warburg avastas 1931. aastal, et 95% kõigist vähivormidest arenevad happelises keskkonnas. Samuti tõestas ta, et vähk ei saa tekkida aluselises keskkonnas, kus pH on 7,36 või enam. Esiteks jääb mulle ebaselgeks, mida see ikkagi tähendab, et toit meie keha pH-d mõjutab. Sest et pH, nagu enne ütlesin, on organismi eri kohtades erinev, et millest me siis räägime? Kusi või veri või magu? Teiseks, see väide, et 95% vähivormidest arenevad happelises keskkonnas on konkreetne fucking vale. Vähirakud toodavad piimhapet, mis muudab nende välise keskkonna happeliseks. Ehk siis happeline keskkond ei ole mitte vähirakkude eeldus, vaid nende tagajärg. Ja see on see, mida näitas Otto Heinrich Warburgi avastus. Tegelikult, aga uhuud ei oska teksti lugeda ja siis nad panevad lihtsalt mingit fucking paska kogu aeg. Kolmandaks, Otto Heinrich Warburg ei ole mitte kunagi väitnud, et vähk ei saa tekkida keskkonnas, kus pH on 7,36 või enam. Ma ei tea, kus kohas see väide võetud on. Selle artikliga on veel üks huvitav asi. Nimelt mul on ka arvane tunne, et keegi Evelin Vahter on selle postituse julmalt pannud tuuri ja ilma igasuguse viiteta selle lihtsalt postitanud enda blogisse. Aga see ei ole ainus vargus. Ma rääkisin siin enne ajakirjast Oma maitse. Toitumisnõustaja Teele Teder on seal välja andnud artikli pealkirjaga aluselisest ja happelisest toitudest, menüümuudatus, mille eest keha oskab tõeliselt tänulik olla. Ja mulle tundub, et see artikkel on plagiaat. Sest et artiklite ülesehitus on peaaegu sama, seal esineb kahtlaselt sarnast sõnastust. Või mida ma ajan? Seal on sõna-sõnalt sama teksti. Täiesti nahaalne bardakk. Nii. Mida veel? Jaa, 2018 ilmus Tervis Plussis artikkel, mille autor oli keegi Ulvi Tüllinen, kes on Sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonna nõunik. Fucking Christ. Tegelikult ei ole kõik ainult halb. Aastal 2011 oli Postimehes artikkel, mis ütles, et aluseline toitumine on jura. Ja siin olen mina 15 aastat hiljem ja pean rääkima sama juttu. Kas te olete kunagi selle peale mõelnud, et kogu meie eksistents on absurdne ja kosmilises mõõtmes täiesti mõttetu? Järgmise korrani.